Ligi 800 lauljat, 30 neidude koori üle Eesti kogunes täna Tallinnasse, et alustada teekonda laulupeoni ja osaleda kolmepäevasel esimesel Tallinna noortekooride festivalil. Ühiselt harjutatakse järgmise suve noorte laulupeo laule, osaletakse erinevates õpitubades ja ollakse lihtsalt koos. Ma arvan, et see on väga äge, et me saame häälrühmaga laulda päris liigi dirigentidega. Neidude koorid on üks nendest kooriliikidest, kus on päris vähe lauljaid laulupeol laval. Ja ma arvan, et selline kogukonna tunne, mida see festival võiks tekitada, ma arvan, et see kindlasti aitab seda hulka tõsta. Alustuseks sai häält proovida Kadri Vooranna vokaalimprovisatsiooni tunnis. Festivali idee autor Aarnes Aluveer leiab aga, et pärast raskeid koroona-aastaid oli vajalik tuua noored enne suvist laulupidu korraks kokku. Järgmisel aastal on 13. noorte laulupidu Püha on maa tulemas ja otsustasime, et me tuleme neidude koori dirigentide Ingrid Kõrvitsa, Maarja Soone ja Külli Kiivetiga kõikidele lauljatele ja dirigentidele appi, et tuleme parem Tallinnasse ja teeme need esimesed õppimised siin üheskoos. Meeldetuletuseks, et Tallinn on nüüdsest UNESCO muusikalinn ning Tallinna noortekooride festival on muusikalinna sündmuste seas esimene suurem ettevõtmine. Kuna Tallinnas varem sellist noortefestivali ei olnud ja laulupeost kohe neidude kooride juhid haakusid, nemad just tahtsid teha mingit sellist festivali, et siis sai alus pandud sellise traditsioonile. Laiema publiku jaoks on kavas ka kontserdid. Täna õhtul esineb Vene kultuurikeskuses Estonian Voices. Homme kell 19 on Jaani kirikus suur festivalikontsert. Kell 21 toimub aga öökontsert Eesti Muusika- Teatriakadeemia kontserdimaja suures saalis.